Läti teit ootab. Esimesed meetrid. Holger on puldis. Jah, ühel ilusal hommikul asusime koos Holgeriga Läti poole teele. Läti teit oli mul plaanis tegelikult juba ammu, juba läinud aastal, kui sai Mandri-Eesti teed tehtud, siis tunduski igati loogiline, et järgmiseks tuleb ette võtta Läti teit. Viimased meetrid Eestimaad ja Labrit Latvia, Labrit, Labdjan, Labbakar. Latvia. Minu lemmikmaa maailmas. Jaa. Lätti jõudmist tähistasime kohe Salatskõivas ühe alkoholivaba õllega. Mäspils. Peatus Lätis kohe asjakohane. Oli vaba. Bez alkohoolikas. Ja siis üsna pea juba esimesed kilomeetrid liiva kuskil Riia all. Muidugi pärast Hiiu teetil nähtud liivaväljasid ei olnud need liivased teed, teab mis keeruline katsumus enam. Jep. Ja ei läinudki kes teab kui kaua aega, ega tulnud väga palju higi valada, kui juba leidsimegi ennast Riiast. Ületasime legendaarse silla ning võtsime suuna Ventspilsi poole. Sest just seal, teispool Ventspilsi, pisikese Enkuure alevikus, ma pakun, sealt oli meil plaanis minna ja tõsiselt Läti teit ette võtta. Okei. Tervist. Me oleme Holgeriga jõudnud nüüd oma Läti teiti võimaliselt nagu planeeritud alguspunkti. Alustame seda pidusöögiga. Holger sööb salatit ja alkoholivaba õlut. Mina söön jäätist ja vorsti ja muud värki. Aga põhimõtteliselt jah, siit me lähme nüüd teiti peale pärast keha kinnitamist. Näis, mis saab. Ja õhtuks tahaks jõuda Kolka-Neemele. Ja seal on ka kena. Vaat. Ja kohalikust Jelvipoest me saime parimat Läti õlut. Minu lemmik vähemalt on see Labietis. Neil on mingisugune, ma ei tea, 10 erinevat sorti. Aga siit me saime Aronia oma ja Mess, Forest, mets. Punane kadaka. Kadaka või? Mõlemad on väga head, ma olen nüüd joonud ennem ka. Ma olin õhtus. Praegu joo. Veel üks näide, miks? Või näide sellest, kuidas Lätis on asjad paremad kui Eestis. Et siin Elvis mitte ei müüda ainult Läti parimat õlut, vaid siin Elvis, kas seda silti on näha, siin Elvis saab ka tuba üürida. Et kas ta näiteks Konsumis või Rimis saate tuba üürida või voodit? Ei saa, aga Lätis Elvis saab. Vot siukene värk siin Enkuures. Majutusasutusega tegu on täpselt. Aga mingi reiting on, mitte kõrge just ja wifi on ja süüa saab, süüa massime. Toit on hea, jah. Toit on väga hea, restoran laud on meil ka Nobel, rustikaalne
jaa. Vana, väike. Samas meie selja taga loksub meri. Ei pole nüüd puid peaaegu. Ajakad varjuvad. Väga tore koht. Ja viipime end siit kuurest Peegoe metsa vahele. Roopad. Siiamaani päris hästi. Metsateed on mõnusid. Jumala äge. Heinamaa serval. Kohe keerame maantee peale ja väike lõige on tehtud. Ju nad on arvinud, et siit igasugused läbi sõidavad. Niikaua kui seda viisakalt teha, pole häda midagi. Ja. Suurele teele. Sealt vasakult tuleb kaugemalt jõuad ära vist. Kruusateesid, jälle natukene heinamaasid. Siit võib veel huvitavaks minna. Tundub seda moodi. Kogu tetti ei saagi 90 läbi sõita, vahepeal peab olema selliseid kohti ka. Jaa. Siin peab märja ajal üsna kuidagi vale träki peal. Normaalne. Sihukese asja ehitanud siia siis. Läheb jälle ägedamaks või?
Ahah. Läheb päris väsikiks või? Päris rajut jungel. On jah. Oi, blääd. Käe kõrval. Oi, blääd. Keeruline, jah. Kui kuradi tagaratas ära vajub, on pikali. Aga kui võtta käe kõrvale, teaks, et see oleks viimane siuke pask siin ees. Siit alla olla. Jah. Jah. Tulen appi. Tulen appi. Saan ikka. Mõistagi, suures ähmis jätsin ma salvestamata selle, kuidas me Olgeriga sellest mulamülkast läbi tulime. See ei olnud ei esimene ega viimane kord, kui ma kõige otsustavamatel hetkedel kaamera sisse unustasin lülitada. Ülevalt, jah. Ja siit. All right. Päris põnevad rahad siin. Pärast sellist metsas müttamist on vaatamata tolmule mõnus ka siukseid kruusa või pinnatuid teid lasta. Teti kiirteed, nagu neid nimetatakse. Ja nagu aina liivasemaks muutuvast pinnasest järeldada võib, hakkasime me juba rannikule taas lähenema. Sihtmärgiks Kolka alevik. Aga enne veel natukene single track'e. Läti ikka pakub väga mitmekesist.
No nii, hakka lähikaadel. Oota, ma ei saa. See ei ole nüüd hea. No nii, nende terviseks, kes tetil. Seekord Läti tetil. Kolkasse jõudsime. Selline privaatne, mitte väga privaatne, aga privaatne parkimisplats võiks öelda niimoodi. Päris parkimisplats on seal taga. Teisel pool neid puid. Aga umbes 4 aastat tagasi ma siin ka kämpisin. Meri on siit kohe niimoodi, no meri paistab põhimõtteliselt nende puude vahelt. Ja siia me oma laagri lööme. Täna sai, olge palju sa sõitsid täna? Mingisugune 700 kilomeetrit või? 483 kilomeetrit. Mina nii palju ei sõitnud. Mina startisin Pärnust. Aga Läti teit on nagu hästi äge. Et mitte, et ma... Noh, kui nüüd võrrelda Eesti teitiga, siis kui Eesti teit on nagu, ma ei tea, suures osas jookseb mööda RMK matkateid, siis tulenevalt ilmselt sellest, et Lätis et Lätis ei ole sellist matkateede võrgustikku võib-olla nii head, siis on teiti loojad pidanud olema nagu kreatiivsed ja nad on otsinud nagu mingisugused võimalused, et on väga palju sellised mingid vanu teid kuskilt, noh, millest ongi võib-olla selline üks rada järgi jäänud niimoodi ja noh, ütleme jah, et see teede võrgustik on palju mitmekesisem või teede valik. Et sa võid sõita siin nagu 10 kilomeetrit mööda single tracki kuskil, tõsist single tracki ongi nii, et sul ainult see rehv mahub sinna sisse kuskil niimoodi põõsaste vahel või metsas ja noh, siis on sellised tavalisi laiemaid metsateid nagu meil, siis on kruusateid aga jah, teede valik on nagu hästi äge. Siiamaani olnud Riiast siis siia Kolka poole. Edasi me ei ole Läti teiti näinud, et homme vaatame. Vot, aga nüüd me puhkame. Elu ei saa enam väga palju paremaks minna. Mõtled, sa päev läbi saad sõita sikliga, tetti teha, siis pargid ennast kuskile looduskaunisse kohta, teed nõjatud siklile, teed õlle lahti. Päike paistab, tuul peale ei käi, lõõgastud. Kõik inimesed võiksid seda teha. Et siis oleks maailm palju mõnusam ja rahulikum koht. Olgeril on eriti mugav, Olgeril on tool kaasas. Ja tool ja Läti õlu. Rohkem pole vaja. Rohkem pole vaja õnneks. Tool, Läti õlu ja päike. Noh, näed, lihtsad rõõmud. Ja töötab. Õhtusöögiks, kuna me siin lõket teha ei saa, siis praeme vorsti. Lätlased on nagu väga head kokad. Ainuke asi, millest nad aru ei ole saanud, on kuidas teha grilltooteid. Nendega on neil pahasti. Aga vaatame, kuidas sellega läheb. Siin mingi Krakowi vorst on. Krakowi vorst, mida ma nüüd hakkan panni peal praadima. Ahah. Nüüd ei ole ju muud kui kärsatada. No juba hakkas kuradi hullult säriseva. No, juba käib kõrval, ma ei arva, et me ei saa enam filmida, ma pean siin neid asju krutsima. Pain tõmbab ka kõveraks. Kiuki keevitusel all juba kõrbeb. Hirmus lugu. Lõkke peal on neid nagu parem teha või süte peal.
sõjaaeg. Meeldib. Ilmselt kohta. Head hommikud on need, mis algavad kohviga. Ja meie hommik siin Kolka tipus algab kohviga, jahvatatud kohviga. Noad, siin on jahvati ja edasi on teelatehnik. Ubasid nagu putru. Ubasid paneme nagu putru. Et kõht saaks täis. Veits jahvatamist, veits keetmist ja oligi aurav kohvi tassis. Ja siis juba teele, et jõuaks õhtuks Ventspilsi taha laagrisse. Teed siis teise päeva hommikul. Eelnevate tettide jooksul olen ma näinud ikkagi palju hullemas seisukorras sildasid. Nii et selle väikse värvilise lindiga meid küll tagasi hoida ei saanud. Nii, seal on private tasumus, aga meie tee läheb vasakule, jah? Okei. Selle sillatrikiga nad meid eemal ei hoidnud. Ja pärast mõnusat kulgemist metsaradadel ootas meid tadaa! Järjekordne sillake. Peab minema. Ma teen, jah? No motorcycling. Okei. Me oleme lihtsalt väga kehvad piktograafiad, me ei saanud aru sellest märgist. Ja siis veel üks. No võt, siukse silla leidsime siit Irbene kandist teti pealt. Praegu see ei paista siit mitte midagi veel olevat. Aga tegelikult on see üks ilge lahmaat. Rippsild. Kõigepealt see ületab siin mingi siukse soise ala ja siis ta jõuab jõe peale. Ja seal on päris äge vaade. Aga ei ole siin mitte niisama, vaid Olger vaatab, kas siin jões kala ka on. Teeb kohe kindlaks, kas on või ei ole. Vaat, sirkene. Siin on siuke lihtsalt väga vesine ala mõlemal pool. Aga see poolest peaksid saama tsikliga üle sõita, kuidagi teti raja osa.
aga siin on sellised kitsad kohal vahel peal. Ei jätta seda tegema, aga nüüd, vaadake nüüd. Aps, Olger nüritsemas, lantu loopsamas ja siukene jõgi. Kant läks. Võõrleb ilusti. No ei ole paha. Edasism. Äge, eks ju? Jälle. Aga nüüd me läheme vaatama mingit towerit ja siis me läheme Irbene raadiolokaatori juurde, kui sinna ligi saab. See saab olema ka epic. Olger tõmbas siit välja sellise soliidse ahvenapoisi. 15 senti, siukene mõnus. Võttis lanti. Ma ei tea. Kala lasime siiski tagasi sinna, kus ta tuli ning ise asusime toweri poole teele. Siuke tower siis. See on merevaatlustorn. Eestis on neid ka Saaremaal. Hiiumaal ka, ma ei tea. Saaremaal on küll neid paar-kolm tükki. Vaadake paremas seisus kui see siin. See on üsna... Näeb välja nagu Fallouti mängust või sellest filmist. Väga äge. Neid ma nägin eelmine kord ka. Pole sittagi muutunud. Aga kus majakani me ei läinud, ma ei teadnud. Ja siis juba olimegi Irbenes, kus siis asub maailmas suuruselt 8 raadioteleskoop. Ja aga see on selles mõttes paras pettumus oli sinna minek, et ega sinna niimoodi tsikliga ligi sõita ei saa. Pargid ratta külastuskeskuse juurde ära ja siis saad tellida ekskursiooni, mis on siis jalgsi, et seal tuterdad selle hoonete vahel ringi ja siis lõpuks viiakse teleskoobi juurde ka. Aga kuna see maksis 10 eurot inimene vist see ekskursioon ja me ei võtnud seda. Et ma ise lootsin, et on niisugune endiselt maha jäetud ja lähed ja vaatad omal käel ringi ja sõidad ja teed ägedaid fotosid ja siuke värk, aga ei. Kogu territooriumi ümber on aed ja siis aia tagant on võimalik ainult näha seda teleskoopi kaugelt. Vot. Nii et jah, eks te ise tea. Küll aga leidsime Irbene lähedalt mõnusa jõeäärse kämpimiskoha, kus endale lõunasööku valmistada. Ja Olger tõmbas sealt järjekordse ahvena välja. Sa teed selle ahvenaga? Ma ei tea. Ei hakka vist selle tegema. Laseb ta jälle lahti. Pärast lõunasööki jätkasime oma teekonda. Aga üldiselt, nii nagu iga tetiga, nii ka Läti tetiga sõltub selle raskusaste täpselt sellest, milline on viimaste päevade jooksul ilm olnud. Et kui on niisugune pikalt kuiva pidanud, siis on ka kõige mudasemad kohad tegelikult ilma suurema vaevata läbitavad.
keskelt. Niisugused heinamaal atmosfäärimeelsused. Ei ole esimene. Mõnus. Rada. Ei ole pehme, ei ole libeväel, ei ole mudane. Ilus avarus ümberringi. Liigume tagasi ümber Ventspilsi mere äärde. Ühelt maalt läks heinaga ikka väga kõrgeks, nii et sadulas istudes jäi pea isegi napilt näinud välja niimoodi heina seest. Ja niimoodi tuli sõita kilomeetreid ja kilomeetreid ja kilomeetreid. Ja see oli lahe. Midagi sellist ma ei ole Eestis kogenud. Tegelikult ka. Nii salvestab. Natukene veel. Aga näha on kuradi püsti seistes ka hein rinnuni. Täiesti pimesi sõidaksin, loodan, läheb hästi. Ja nii on kilomeetreid juba sõidetud. Ja ees on veel, ei tea kui palju. Ei saa praegu vaadata. Nagu näha, jõudsime lõpuks heina seest välja. Liiva. Positiivne mõtlemine, kui sa mõtled, et saad, siis saad. Visualiseeri. Aga kuidas minuga läheb, ma pean ka visualiseerima. Noh. Visualiseerima ja gaasi andma. Üleval, aga mis nüüd edasi? Ja viimaks päris õhtul jõudsimegi Laagriplatsi, mis oli juba suhteliselt rahvastatud. Nii, täna meil on mess ja nende terviseks, kes teetil. Täna me sõitsime päris jälle paarsada kilti enam-vähem ja nüüd oleme siukse koha peal. Teit tõi meid. Ratas on pargitud kõrge kalde peale, all loksub, mühiseb meri. Võimas. Ja siin on teised ka laagris, siin on näha mitmeid laagretulesid, päris võimsaid. Aga meie oleme siin. Põhimõtteliselt on selle asjaga niimoodi, et mina hommikul ennem ei liigu, kui tassitäis või veel parem 2 kohvijoont. Nimetades hommikused protseduurid tehtud, asusime jälle teele.
kui te nüüd mõtlete, kellele ma siin häälekalt jõudu soovisin, siis see on üks lahe väntav pensioniealine härrasmees Eestist, kes parasjagu siis oli teel jalgrattaga Poolast tagasi Eesti poole. Kusjuures, tulles tagasi selle väntava eestlase juurde, siis õnnestus tal Poolas 50 slotti trahvi saada jalgrattaga sõites. Mille eest? Seda ma ütlen alles video lõpus, nii et jah, kes tahab teada, vaadake lõpuni. Kolmandal päeval jõudsime Pavilostasse. Kui te kunagi teete Läti-Veti, siis see on küll koht, mida ma soovitan. Miks? Just nimelt selle sama sadama promenaadi pärast, mis on tetist. Tett pöörab ära veel enne seda, aga siis tulete otsa, siis on vaata meil surfshopid, kohvikud, jahisadam. Nagu on turismikas, aga samas on selline mõnus ja natuke maapillane. Siin mingi munitsipaalpolitseinik vaatas neid. Siit ka veel edasi, ei ole keelumärk, kohviaparaat, see äkki töötab. Ja siuke ongi kohvi. Tualett. Hotellid, värgid, külaliste majad. Kuhu me tagasi läheme? Ja peaks võtma mingi söögi ja kohvi ja natukene sõjanõu pidama. Tšekkige nüüd seda kino. Ma olen turistina Pavlostas ja Pavilostas ja ma vaatan hommikut sööma ja minu käed on turistu Prokastis. Prokast on hommikusöök läti keeles. Turisti hommikusöök. Sellega ei saa mööda panna. Vaatame. Eestlased tunnevad seda sama looga kui turisti heine. Lätlastel on turisti hommikusöök. See on üsna lihane, üllatavalt. Ma arvasin, et siin on seda kallerdist rohkem kui liha. Aga see on... kallerdist tuli ka. Mitte just kõige parem amps, mis ma elus võtnud olen, aga peab meeldima. Turist ma olen siin ja kõrvale joon kalja. Kalja oskavad lätlased väga hästi teha. Kõige paremini maailmas. Ja juustupirukas. Ja kaamera seisab kodujuustu peal. Päris rikkalik hommikusöök. Pagan, video hakkab läbi saama, pean kähku ära ütlema. Väntav eestlane sai trahvi selle eest, et ta sõitis Poolas, Danski linnas kergliiklustee peal. Mitte jalgratturitele mõeldud tee poolel, vaid jalakäijatele mõeldud tee poolel. Nüüd läheb meie tee nüüd Liepaja peale. Juba Olgeril on juba õlle lahti. Ei ole veel. Vaatame siit lähikaadi. Kui te näete seda punni avanemist, siis tähendab ühte. See tähendab seda, et me oleme jõudnud kohale. Täna oleme Liepajas
ja nende terviseks, oota, ossa, nende terviseks, kes date'il. Ja nagu me tegelikult täna, see, mis me siin praegu teeme, mis mu käes on, see ei ole lihtsalt õlu, vaid kuidas seda nüüd selgitada, me olime tee peal ja siis me panime rattale ketiõli, aga see, mis mul käes on, see on date'iõli. Vot, ja väga oluline on ka panna date'iõli siis, kui sa oled jõudnud oma päevaga õhtusse. Vot nii. Hommik Liepajas, see on meie reisi 4. hommik siis. Holger, räägi, kuidas Liepajas läks eile? Liepajas oli äge, ma ei oska kommenteerida praegu, aga väga mõnus oli. Ja jõudsime 2 tagasi ja natukene on imelik olla Liepajast. Peale neid õllesi, aga vägev. Jaa, nii et ma ei tea, et teete, ärge jätke Liepajasse põikamata. Pärast mõningat kudemist panime laagri kokku ja oli ka aeg jälle teele asuda. 4. päeval meie väike Liepaja põige ametlikult lõppenud. Me oleme tagasi date'il ja nüüd me võtame siis jooksusid suht Leedu piiri lähedal. Ääremaa. Ilmselt jooksulikud rööstid, aga ma ei tea, äkki on väga ilus. Näeme. Praegu oleme siis agraarpiirkonnas. Kunagi nõukaajal oli kindlasti elu tunduvalt rohkem kui praegu. Aga kena, metsade vahel. Rannikust läheme järjest kaugemale nüüd iga kilomeetriga. Sidemaale. Jah, sel päeval sõitsime tagasi Pavilosta juurde ja sealt juba mööda tekti Leedu piirini Jelgava all siis. Mida oli kokku tõenäoliselt rohkem kui eelneval 3 päeval. Ning üsna kohe meie päeva alguses hakkasid meie kohal kogunema tumedad pilved. Ja üsna pea saimegi sealt ka korraliku vihmavalingu, mida jätkus kuni õhtuni välja. Läti külaelu. Pole maha. Näitan jõud. Ja me läheme nüüd esimesi teti vette.
Läti piir, teisel pool on Leedu Vabariik. Ja see on kämpimiskoht. Vaata äkki. Olgel, kus sa lähed. Olgel, pole hullu. See on kämpimiskoht või? Päris hea. Lätlased ikka oskavad teha toredaid kämpereid. Mäkketõus. Laskumist me ei filminud, taibanud. Juba nii kähku jõudis laskmine peale, et ei saanud enam suure ähmide kaamerat tööle. Olgu nüüd läheb. See ei ole midagi mingi eriline. Kolmas kõige. Ära nüüd jokuta jää sinna ette mulle. Seal kõik käivad, aga kurat, sinna ma vist üles ei sõida. See on see kuradi kuulus koht jah siin. Seda ma olen YouTube'i videodes näinud. Ma ei tea, mingi veetorn või ma ei tea, mingi tükk asi, aga sinna tavaliselt sõidetakse üles ja ma ei tea. Praegu on ein märk ka, praegu ei ole. Ei saa sinna. Ja edasi. Võiks isegi öelda, et see on võetud. Äkki kõrgem punkt on. Mots, mis asja ma teen siin. Nüüd on meil siuke asi siin. Asi on müstiline. Tüüpiline, kõik on läti keeles. Ei mingit selgitust turistile. Ilmselt on siin olnud mingisugune kirik. Ja kiriku aiakivid on siis lükatud hunnikusse. Osad on veel ümber siin ka. Sünge koht. Päris sünge koht. Puu sisse on keegi pannud lilled ja mingid tea mis riitusi siin tehakse. Päris äge. Varjuline kohak. Mis aastasest? 1700 hakkas siin juba mingi möll pihta. Ja 44. aastal purustati. Vinna.
igavene. Läksid üles või? Vasak, ahah, vasak. Okay. No, sellest soost pääsesime suhteliselt lihtsalt. Tšekkige nüüd seda kino, kus me oleme. Algari lõng käes ja see tähendab ainult ühte. See tähendab seda, et me oleme mõne veekogu ääres. Spinnad. Spinna on kergelt tetistunud. Üsna tetistunud. Aga hopsti. Tšekkige seda nüüd nagu filmis. Nagu filmis. Siin ma arvan on ka krokodillid. Nagu ühes korralikus action filmis peaks olema. Kõige ilus. Ilus on siin. Leedu, tehtud. Nüüd ta võtab minu ette.
oli. Aga sa võitsid sel ajal koeraga. No nii, vaadake seda. Jälle, ei tule, ei tule. No ei tule. No. Oh, nii. Ja mis puhul me selle avame? Me avame sellest sel puhul, et nüüd on meil suur asi tehtud. Läti tett on tehtud. Üks segment. Üks segment, mitu segmenti. Rannikaäär pluss veel siit mööda mööda Leedu piiri kuhu keskele välja. Mis siin see suurem linn üles otsa on? See oli Jelgavas. Jelgava alla välja. Nii et seda väärt. Kõmm, Teti õli läheb jälle. Täna oli pikk päev, aga tegime ära, nii et ei peaks homme enam tegema. Ja jälle minek. Läti ootab taas kord. Veel tegemata tentid. Peeglid näitavad mingit. Siis lähme jälle Olgeriga. Seal on. Reisiks valmis, täna ootab meid kõigepealt siuke koht nagu Stretši. Ja sealt siis lähme Läti teti peale ja hoiame Riia poole. Siuksed kohad nagu Sigulda ja Valmiera ja Kauja ja kõik väga kaunid kohad Lätimaal. Sõidame läbi. Vot, aga uuel lülituse teed juba Lätist. Ja Läti! Siuke kämpimiskoht siis siin. Auka. Känd on siin veel. On tehtud. Kämpimissugune. Kui peaks olema kahe jõe ristumiskohas vist, aga ei midagi. Kuulge, aga selle kohaga on tegelikult nii, et siin on rohkem kui esmapilgul paistab. Siin on näiteks Batuut keset jõe kallast. Ilusa koha peale vaadake, mis ja seal on sild. Vana raudteesild jookseb üle jõe. Ja tada! Siukene varjualune. Siin on isegi laternad riputatud, kus nüüd näha on. Ja siis istud siin ja püüad näiteks kala nagu Olger teeb. Ja no muidugi mingit pinki ega midagi ei ole. Aga, või noh, on pink, lõkkaselt ei ole, käsi saab pesta. Siin on selline vanakooli kätepesula, kes mäletab. Vajutad seda tila ja vett tuleb. Jah. Vaat. Igavasti noobel. Ja vaatame korra jõe äärde ka. Euro alus on põrand tehtud, siin võime pondid murda. Ja mis ei ole lõkkas, et lõkkas on ka. Siuke lõkkas. Ja Olger on juba silmapiirilt kadunud kuskil. Õnge näen lendamas. Olger püüab kala. No, on jumala äge koht. Võt. Või oleme, midagi piiksus. Peaks olema, jah. No nii, Läti teti peal. Tankisime ja nüüd paneme Valmiera peale. See kaugel ei ole, siit mingi 30 kilomeetrit vist mööda teid.
siuke värk, et olime Olgeriga teel Valmiera poole, et minna Valmiermuisa õllekasse. Aga tee peal tulime läbi siuksest kohast nagu Brengulu või Brenguusu. Brengulu. Ja kujutad ette, siin toodetakse õllet, kohaliku Brengulu õlut ja siukses looduskaudis jõe kaldal on see õllekas, õllepabrik, teiselt teed seda pole näha. Aga siinpool teed on siukene õlleaed. Ja kui me sealt vabrikust mööda sõitsime, seal on mingi pood ka, kaks kuli istusid seal poes ja viipusid, näitasid, tegid siukse üheselt mõistetava liigutuse ja näitasid üle tee, et sealt saab. Ja me Olgeriga ei pidanud vastu, pidasime kinni hoopis, mitte vastu. Ja tulime siia ja sa võid küll mõelda, et see väike koht, mis see õlle on. Aga tegelikult see Brengulu õlu, ma ei ütle, et ta on nüüd parem kui Labietis, aga see on üks mõnusamaid õllesid, mis ma olen joonud. Tal on selline mõrkes magus maitse, pigem mõrkepoolne, aga väga intensiivse maitsega ja mulle nagu väga meeldib. Ja see kreemias, nüüd ma kõlan nagu mingisugune degusteerija, aga tegelikult on jube hea õlu. Ma ei tea, miks mul oli eelarvus, et see ei ole hea, aga et see on mingi suvaline Žiguli, aga ei ole. Jumalast hea õlu on. Et see tett läheb meil vägevalt. See tett läheb meil kaua. See läheb meil kaua. Olger, mis sina õllest arvad? Sina ka suur õllesõber. Ei hea on, aga ta hetkel on küll väga hea, aga võib-olla minu jaoks natuke kergelt magusal poolne. Ja võib-olla küll, et kui sellest näiteks seda tumedat peaks ka proovima, aga praegu ei saa. Et nüüd mekkida on selline mõnus, aga kui sellest peaks ennast, kui seda peaks 4 pudelit jooma, siis see pohmakas võib olla päris raju. Aga niimoodi on ta küll väga mõnus. Hetkel on väga mõnus. Mõtle, see palava suve peal selg on märg ja siis kraanist kallatakse siukest märjukest. Mis see maksis? Ainult 1,10 maksis see tops. Ma ei tea, palju see on mida saada. Ma olin positiivsel, seal vist oli 0,4, et topsid maksid vist 6 eurot. Ja siin ostad niimoodi 1,10-ga. Võimas. Läti nimede maa. Oleme jõudnud Valmierast. Ja siin on meil missioon. Poisid tahtsid, et ma neile ruiskat keeraks. Aga mul tuleb siit õmblusmasin ajad. Vaadake nüüd, sõbrad joodikud, kuhu me nüüd saabume? Me tulime Valmierasse, eks ju, aga nüüd me ei ole Valmieras, me oleme Valmiermuisas. Ja Valmiermuisas teatavasti tehakse õlut, Valmiermuisa õlut. Ja siin on see õlletehas ka kuskil, on Olger või? See on õlletehas, on siin väikses majas ja siin on õllepood ka. Vaadake joodikud. Ja muidugi me ei tulnud siia Valmiermuisasse nagu niisama vaatama, kuigi siin on vaadata ka, aga me ikkagi võtsime kohalikust pruulikojast toodetud märjukest. Mina võtsin Valmiermuisa kalja, aga Olger on kohe 5 kraadi võrra kangem vend. Olger, mis sa võtsid? No mingi punase kohaliku. Punase kohaliku Valmiermuisa. Prooviks. No, okei. Siuke Saku keskmine. No nii, jah. Lahja keskmine. Okei. Aga nii see meie tett kulgeb, et edaspidi nüüd läheb võib-olla natukene rajumaks, aga selles mõttes sõidu mõttes mitte. Õllekast, jah, aga nii on väga mõnus, aga ei pea ennast alati sodiks sõitma teel. Ja, vot.
seal on mingi hull muda ees. Ma tulen siia üles ära. Siin läheb järjest märjemaks vist. See põhi peab, no siin on muda, siin on libe, aga ta ei ole sügav ja põhi on tugev. Ja kus meil siit läheb nüüd sinna või sinna? Siin on põhi on jälle tugev. Siit ta on libe ja siin tuleb järjekordne rõvedus. Siin on mingi rõve auk. On vesi kõrvalt, saab läbi. Väga hullu siin ei ole. Väga hullu ei ole ja siin läheb juba kõrgeks. Siin ei ole enam midagi. Oota, rahu. No, momentum on oluline või hoogu. Paremalt või? Oota, siin on mingi roiga sees. Kas sa lähed siit keskelt või siit paremalt või? Oota, ära minust üle sõida. Päris siit äärest. Oota. Ja. Ei noh, ei tõmbanud. Aga nüüd sul läheb viltu see. Vägev. Aga ma jäin ise kinni jalgu. Nii, oota, rahu. Sul ei ole mustrit. Muster on läinud. Kaamera töötab veel või? Ma ei tea, vasakul tundub parem. Minu kord. Vao vees muidugi. Ai plee, kus siin on? Kergeratas on ikka kergeratas. Teeme ägeda kaadri. Oi, mulle. Vaat nii. Ei ole jõudu. Pasarahe. Ei, lendab. Kaadrid on olemas, ma tulen nüüd lõppu. Ja läheb. Ja... Okei.
Vaat siuke värk, kraav on ees, tett on teisel pool. Aga muru sees on siin Läti tetil ennegi sõidetud. Nii, me oleme jõudnud nüüd laagriplatsi. Teti ääres on tegelikult siin Lätis on need laagriplatsid on, aga ühe me leidsime. Ja vaadake, nüüd me teeme õlle lahti või Olgar juba tegi ja vaadake, mis tal kaasas on. Tal on Tetil kaasas õllega pooleliitrine. See on vist isegi 400, ma ei tea. See on Inglismaalt tehtud. Aga väga ilus on küll reis. Et ei ole tegemist lihtsa mehega. Ei ole vaja purgist juba. Jaa, no väga äge. Nii, aga nüüd on siis traditsioonilise, toos tuleb öelda, nende terviseks, kes Tetil. Kurat, see on liiga õlu. Käes. Aeg avada turistu Prokastis. Ehk siis esimene hommik Läti Tetil jälle. Oli rahulik, aga hommik on ärev. Hommikul avame turistiheine. Lõhnab. Väga hea. Selle keerad endale hommikul sisse. On tükk aega huvitav olla. Jep. Teise päeva hommik. Ja jätkame leitisid Liepa juurest. Mitte segamine jääda Liepajat ja Liepajat. Eile läbisime ainult mingi viiendiku sellest jupist, mis me siin 2 päeva jooksul plaanis läbida, nii et vaatame. Äkki täna läheb natukene paremini. No, siuksed vaated siin Liepa ja võimalus ilus. Opa! See on äge, jah? See on jah, kuulus
ületus. Jumala tore. Aga noh, see on lihtne jah. Läks sügavaks. Ratas puhtaks. Kus siin on alust? Aluse tehas on siin. USA! Siit tuleb kõik Läti taara. Suures elevuses siin auto alla ei jää. Nõukaaegne sanatoorium, mille all on siis praegugi punkurss Läti nomenklatuurile, kommunistliku partei juhtide, aga see sanatoorium oli ka täpselt siuke, nagu ta nõukaajal oli, kui mina siin viimati käisin. Ja nüüd on see ära rikutud. Nüüd tehakse siin remonti. Nii kahju. Lähme. €5, jah? Ma ei tea. Vaata või? Ma vaatan, kas mul on. Kurat. Can we pay with card? Can we pay with card? No. But he has probably. Money, okay. Cash only. Natuke läheb. Kuskil ikka saab. Pärast kella 8 ei saagi siit üle. Ja. €5. Vaata, ta annab sulle selle. And I have no rohkem pole või? Oh fuck. Maybe I can transfer your money. Do you have a bank account?
If the card is no needed, I can transfer the money. No. Okay. We can pull ourselves for that money. Yeah? Okay? Ah! No? Ah, easy. Okay, easy. Yeah, okay. Viis laabi. Mis see tähendab? Seda ma ei tea, mul tüüri ju ei ole. Kuna ma raha mul ei olnud, siis ma pean ise tööd tegema. Üle Emajõe on 15 eurot ja kui ise sikutad, siis on 10 eurot. Aga kogu praam, vahet ei ole, kas lähed üksi või on praam täis, ikka on 10 eurot. Siin on näo eest võetakse. Okei. Stop. No. Okay. Push it out. Nüüd lükkad ja ise tõmbab ennast sirgeks. Ja. Vaat hoia rattad, et nad ümber ei läheks. Siin käib mingi pumps. Pumps puudet? No. Small pump. Fiskid boos booms waar boot. Waar boot? Met nou. Baldies. Lielo Baldies. Nüüd ma lähen küll põiele. Ma siin nurga taha oleme ära saanud. Thank you! Baldies. No vot, oma teisel õhtul jõudsime me siuksesse lõkkeplatsi. Siin oli just, kui me saabusime, oli 2 bemmitäid vene jõmbe. Aga me hirmutasime nad siit minema. Kui te nüüd küsite, kus selline looduskaunis koht on, siis siis on see siukse vägeva koha lähedal nagu Murjani küla, linn, alev, mis iganes. Aga selle külje all on siukene lahe place, lõkkase veidra konstruktsiooniga. Puid ei ole, puid vaata ise, kus saad, nagu Lätis tüüpiline. Ja siin on veel Olger ja õlu. Ja siis veel mingi teisi. Setirekkudel me lõket ei ole väga teinud või noh, ei tea, kas saab arvestada, et me teeme kiirkeedukaid. Kiirkeedukaid täna on meil kapp nuudlus, viib. Spices ja mul on sama värk. Vot nii, siuke õhtu. Päev oli pikk, aga see eest raske. Tegelikult väga raske ei olnud. Tavaline täit.
vesi läks keema. Nüüd on oluline. Pole oluline. Pole oluline. Peaasi, et midagi siit saab. Peaasi, et midagi siit saab. Tuleb siia vett peale vaadata, hops, ja käib kaan kinni. Ja siis valan mina. Nii, kõigepealt siis selle panni maha. Saab veel teha. Ja selle jaoks vist ei jätkunud. Teise jaoks ei jätkunud. Kohe 2 tükki, siis on söödud. Nii, ja teine hommik Lätimaal. Teti peal algab millega? Algab kohviga. Tegelikult me ühe laari kohvi jõime juba ära, aga see hommikune kohvi, see äratab üles, et enne seda mul ei tulnud pähegi filmida midagi. Nüüd teeme siis kordusvõtte. Viimane kohvi ka, peabki ära koju minema. Jah. Tuks, nagu Lätimaal öeldakse, tühi. Aga siiamaani on täitsa äge reis olnud, Olger, mis sa ütled? On, Olger ütleb jah. Olger kinnitab, et on äge olnud. Täna on meil veel siit minna, me oleme siin Murjani all ja siit on veel minna siis, mis siin ette jäävad veel Aadaži. No ja siis ongi veel Riia ja Riia alune, seal me oleme juba olnud, nii et siis saab selle lõiguga ühele poole. Ehk siis stretchist Riiga. Jõeületuse tegime ka ära. Sepale tervitustega. Okei. Näeme rajal. Ma olen rääkinud, et Lätis need natukene veidrad need lõkkeplatsid või niimoodi. Et siin on nagu selles mõttes, et vaatad, et vähemalt on WC olemas. Vähemalt on WC olemas. Aga siin WC-s on ikka sihukest nälja ma pole enam aastakümneid näinud. Kurat, siin on auk maa sees lihtsalt. The fuck? Okei siis. Ei oska midagi öelda. Me ei ole mingi snoob. Mõttes, minu nõudmised on ikka väga madalad asjade suhtes. Low maintenance, aga ma ei tea. Peldik auguga maa sees. Come on. läbi. Jälle Eestis loetud meetrid veel. Siit algab Eesti teest.
tee, mille peale see läheb, see on juba Eesti. Final Destination. See on Eesti juba.